saime Ifuga tuttavaks siis, kui meie sugulastel oli üks saksa poiss, kellega nad meil külas käisid. Ja siis me mõtlesime, et meil võiks ka olla keegi, et toome endale maailma koju kätte. Tarmo luges artiklit ja ta ei ütle mulle, küsis ainult ühe küsimuse, et kas me oleme tavaline, tüüpiline Eesti perekond. Minu arust muidugi ei ole. Ma kunagi ei arva, et ma olen tüüpiline eestlane. Ja siis Tarmo ütles, väga hea, et siis võta ankeet ja täida ära. Ja siis tuli välja, et tema oli lehest lugenud artiklit, et eestlase 10 põhjust, miks ta ei võta vahetusõpilasi. Et ruumi ei ole, remont on pooleli ja nii edasi. Et harjumusi peab muutma. Ja siis kuna me ütlesin ära, et me ei ole tüüpiline Eesti peres, täitsime ankeedi ja nädala aja pärast oli meil vahetusõpilane olemas. Ja nüüd on meil juba 3. laps, ehk siis Brasiilia tüdruk Taila. Me rendime endale nii-öelda tütreid, kuna meil endal on üks ainus tütar ja 3 poega. Et oleks siis selline tasakaal. Ja ma arvan, et Taila pole sugugi mitte viimane vahetusõpilane, kes meil on, vaid me selle rei pealt ilmselt maha ei saagi. Ja kõik meie tuttavad on ka väga harjunud sellega, et meil keegi on. Ja kui kedagi parasjagu ei ole, siis nad küsivad, mis meil häda on, et meil sellel aastal last ei ole. Ja Ifu on üks väga lahe organisatsioon. Tegelikult mul sõbranna nagu Saaremaal või Orissaarest. No neil oli juba teine vahetusõpilane ja neil oli käisid siis üks aasta enne, kui me Karluse võtsime, käisid nagu meil külas. Ja tema oli siis Ekvadori tüdruk. Ja siis see asi hakkas nii vaikselt arenema, et võiks ja siis tuli kooliga rääkima. Ja siis olid lapsed ka, et võtame ja siis muidugi mina vist olen see hiiglike kiire otsustaja, et võtame siis. Ja siis et kui võtta, siis võtta kaugelt. Et see Euroopa tundub minu jaoks, et vahet ei ole, kas on Läti, Leedu, Soome, Saksamaa, et see on ongi siin, üks suur Euroopa kõik. Et siis kui proovida, siis proovidagi kaugelt. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Mariana ei ole tegelikult esimene laps meil, et meil eelmine aasta oli vahetusõpilane Šveitsist, Rafaella. Ja siis mõtlesime, et proovime 1 aasta veel. Siis osutuks valituks Mariana, et just sellepärast, et ta oli Uruguayst. Me ausalt keegi eriti midagi Uruguayst ei teadnud, et kus riik on ja mis ta on, et tundus hästi põnev. Ja ootused pigem oli see, et tõesti, et pakkuda kellegile elamist siin Eestis, et tunneks Eestit, mismoodi me siin elame, mis riik see on ja teistpidi ise ka näiteks vaheldust perre, et tuleb keegi lisaks su pereliikmeks, et kuidas olla on ja mitte. Lahe on vaadata, kuidas nad harjuvad selle Eesti kultuuriga ära, et Taila meil näiteks esimese kuu jooksul hoidis nii saunast eemal, et midagi hullu. Aga nüüd ta on põhiline saunataja, kus juures eestlased ei käi eriti jääaugus, tema käib meil jääaugus. Ja tervis peab ka vastu, nii et on ju. Taila käis meil augus -28, saatis emale Facebookis siis pildi, kuidas tema pea on august väljas ja -28 taga. Ema, kes pole ka elu, siis miinuskraadi tunda saanud oma nahal. Kuidas siis on -28 olla? Siis see on -18 nagu meil sügav külmas ja pane veel 10 veel juurde. See on siis see kraad, millega ma ujumas käisin. Aga ise ma kui plaanisin võtta, siis mõtlesin, et äkki, et siis saaks, et võib-olla on siis perele, et võtaks aja maha ja siis saaks mööda Eestit käia, et tegelikult kõigil on elu nii kiire, et ei olegi ise samamoodi saanud Eestis käia, et ühed ringi võib-olla suve jooksul teed, aga see on ka kõik, eks. Ja siis mõned käigud on saanud ka teha niimoodi, et
kui Mariana tuli, siis alguses ma pidin olema üksi oma toas. Ja mul oli suur voodi, kus ma sain üksi laiutada. Aga kui Mariana tuli, siis me pidime kahekesi seal hakkama saama ja see ei olnud väga tore alguses. Aga pärast, kui Mariana paar päeva ära käis, siis ma ei tea, ma ei saanud magada enam sellepärast, et Marianat ei olnud. Me käisime perega igal pool koos. Me tegime rohkem asju koos kui tavaliselt. Igasugused väiksemad reisid Soome ja kas või loomaaias käimised nagu praegu. Ja me ka jõule tähistasime rohkem, sest me tahtsime näidata neile, kuidas Eestis käib jõuluvana ja kuidas päkapikud käivad. Ja nende jaoks oli see kõik muidugi väga uus ja huvitav. Meil oli esimene vahetusõpilane ameeriklanna ja no inglise keel oli hoopis teistsugune. Aga me saime sellest hästi kiiresti üle ja nüüd me saame aru, et kui keelt ei oska, siis tuleb kasutusele võtta käed ja jalad ja kehakeel ja sõnaraamat ja kõik muud asjad ja tuleb välja küll. Isa ja teised lapsed vaatavad telekat, mina siis teen süüa ja siin köögis istub Carlos. Ja siis me ainult räägime. Algul oli aimu, et mis asja te räägite, üks räägib aiast, teine aiaaugust. Mõtlesin, et ma ei tea, et kas... No, siis oligi, et inglise keele sõnaraamat, Eesti, Hispaania sõna. Siis meil võib-olla, et üks räägis tõesti aiast ja teine aiaaugust. Et ma ei tea, kas mina nagu omast arust seletasin väga põhjalikult. Et kas ta nagu aru sai, seda ma ei tea. Sest tal oli selline huvitav juhtus, miks ta hakkas eesti keelt rääkima. Et tal oli vahetusõpilastes üks saksa tüdruk ja Soome tüdruk, Rika ja Anna. Ja olite Soome ekskursioonil. Ja nemad ostasid juba väga hästi eesti keelt, aga Mariana ei rääkinud veel. Ja siis nemad võtsid vastu otsuse öösel. Et enne magama ei lähe, kui 14 käänet on Marianal selge. Ja siis nad tuupisid Marianale pähe seda 14 käänet. Ja siis oli hommikul 44, kui nad lõpetasid, sest tulid koju, ta oli täiesti zombi, ma ei ole üldse maganud, aga mul on 14 käänet peas. Ma arvan, et kui sa korra oled vahetusõpilasena võtnud ehk et siis kas küll kohe, kuid kindlasti mingi aja pärast võtad veel ja see kogemus, mis sina ja su pere saab, on seda väärt. Ja see kogemus, mis on see, et kuidas murda oma igapäevaharjumusi. Siis paratamatult on see, et kui tuleb võõras inimene su perre, et siis ei ole nii, et kõik jääb nii nagu on. Et tal on vaja oma luba, tal on oma harjumused, nii edasi. Ja see ei ole mitte see, et tema peab harjuma sinu pere traditsiooniga, et tegelikult sa pead leidma nüüd uue tee, kuidas oma perega toimetada. Mis tasub nagu proovimist. Mina ei tea, eks me saame enda peresiseselt ka nagu nõrgad ja tugevad küljed teada lihtsalt. See on nagu selline minu jaoks. Et eks mõnest asjast ole tulnud loobuda ja mõnda asja rohkem teha ja üks nagu rohkem lihtsalt peres juures muud midagi. Ja siis me oleme aru saanud, et Euroopa on selline nagu... Kui Euroopas tuleb laps, siis see on nii, nagu sa võtad naabri lapse enda juurde. Aga kui ta tuleb kusagilt kaugemalt, siis on kultuuriline erinevus ka. Sellel aastal me näiteks oleme märksa rohkem riisi hakanud sööma. Siis seda teeb alati Taila, sellepärast temal on omad nõksud. Temal on salavahendid, ema saadab talle maitseaineid kodust ja siis ta tuleb ülevalt oma pakikesega, paneb selle sinna riisile sisse ja see on hoopis teine asi. On ju? Jaa. Aga maailm läheb aiaks selles suhtes, et kui me varem ei teadnud Brasiiliast mitte midagi peale selle, et ta on suhteliselt suur maa, eks ju, et soe on, siis nüüd me ikka teame Viitkuud linna nimetada ja keskendud enda tähelepanu, eks ole, sellele maale, kus sul keegi on tulemas. Kui lehes jookseb ikka läbi see Brasiilia, siis kohe nagu märkad, muidu ei märganud, eks ole, et siis see on nii kaugele, see meid ei puuduta. Kui sa astud välja oma harjumustest või sellises harjumusest, nagu sa oled harjunud elama, siis tegelikult sinust saab parem inimene.
ma arvan, et kui Mariana läheb, siis esiteks ma nutan väga palju, sest mul ei ole enam kedagi, kellega koos olla. Ja läheduses ei ole mitte kedagi enda vanust ja ta oli üldse selline hästi emotsionaalne ja selline tore, nagu minu õde. See oleks sama, kui keegi minu perekonnaliikmetest lihtsalt läheks ära ja ei tuleks enam tagasi. 6 tükki. 3, 4, 5, 6, 7. Teine käsi. 8, 9, 10. Tänu vahetusõpilaste võtmisele mu maailm läheb nagu ülisuureks, mul on igas riigis sõpru, ma tean kõiki, mu saksa keel on läinud paremaks ja ma ise lähen ka muidugi Saksamaale vahetusaastale augustis ja ma olen väga elevil, sest ma lähen oma endise vahetusõpilase juurde elama, kes oli minu juures 2 aastat tagasi ja me olime nagu parimad sõbrad, me olime kokku kasvanud, me tegime kõike koos ja tõesti, ma ei oska öelda, mida ma tegin, ma ei tea. Lahe, saatte omamoodi kogemusi, mida mujalt ei saa. Tegelikult Mariana on selline hästi sõbralik ja kui ta tuli, siis me saime kohe, me olime nagu õed ja nagu ta oleks siin juba aastaid olnud. Ja tore on olla, kui keegi on omavanune sinu toas ja siis saab vahepeal vanematest rääkida ja ma ei teagi, kogu aeg on keegi olemas, kellega rääkida, kui ei taha vanematega rääkida või... Et kas sa tahaksid, et su pere võtaks veel vahetusõpilasi? Ma ei oska vast. Mismoodi? Vahetusõpilasi võiks küll olla veel, jah. Aga siis tüdruk või? See ongi selline lihtne põhjus, et kogu maailm tuleb sulle koju kätte, sa ei pea selleks ümber maailma reisima. Muidugi see alati soovitaks võtta, sellepärast et sa saad nagu iseennast ka sellega proovile panna. See on nagu teistmoodi põnev. Raudselt. Mina soovitaks, et igas Eesti peres võiks olla kunagi keegi, kas või lühemat perioodi, kui nagu aastaks ei soovita, aga hästi lahe kogemus on. Võtke Euroopast endale või mujalt maailmast õppinud koju. Ja siis me oleme infos saanud veel hästi palju sõpru, kes Eestis elavad. Mitte lihtsalt tuttavad, vaid tõesti sõbrad, kellel me käime sünnipäevadel ja kellega me istume koos ja saunleme koos. Sõprusring on tohutult laienenud hästi lahedate inimeste võrra.